otsime üles ühe pöörase naisterahva, kelle kodust leiab loomi kassist 1000-jalgseteni välja. Tere, Terbi! Tere! Sa oled umbes sama pöörane naisterahvas nagu mina, tunnen teatavat hingesugulust. Terbi elab Tallinna 3-toalises korteris koos mehe, 2 lapse ja mitme elukaga. No mul neid natukene ikkagi on jah, juba kogunenud siin. No kes see iludus siin meie käe peal on? Tema on kuning Püüton. Tema nimi on Kemert, aga me kutsume teda blondiks. No tegelikult ma olen kasvanud maal. Meil olid kitsed ja lambad ja kanad ja igasugused muud tegelased ja kui ma linna kolisin, siis ühel hetkel ma tundsin, et minu elust on ikkagi väga palju puudu. Ja siis tuli kõigepealt meie juurde printsess Pai, tema tuli pesaleidjast, siis tuli koer ja siis riburata tulid juba teised loomad. Ja teised loomad. Aga nüüd rääkides sinu teisest maost, see on ju veel 2 korda pikem kui blondi. Ja, tema on nüüd hoopis teissugune liik. Tema on siis Florida roninastik ja tema on kuskil 1,50 m, 1,60 m pikk. Tema nimi on Joko. Joko? Jah. Aga me kutsume teda riisiussiks. Ja nüüd ma saan aru, et tema on sinu printsess Pai lemmikmängukaaslane. Absoluutselt. See on täitsa huvitav, et kui Joko muidu on suhteliselt argmadu ja teda niimoodi kätte võtta ja ei saa nagu meil blond on, jah, siis nemad omavahel täitsa nagu, ma ei tea, kas see nüüd päris mäng on, aga üks kopsib klaasi peale ja teine kord mängib niimoodi ninaga veel juurde ja jah, niimoodi teed, jah. Sinul on ühed elukad, keda väga paljudel eestlastel ei ole. Nad on umbes samasugused, aga 1000 jalaga. Niimoodi, siin elavad meil siis 1000-jalgsed. 1000-jalgsed on sellised vahvad, suhteliselt pika elueaga loomad ja looduses on nad üsna suures osas nagu sanitarid näiteks. Tuleb neile anda ka natukene valgurikast toitu, aga põhiliselt nad toituvad ikkagi igasugusest värskest kraamist. Ja kõdupuu ja sammal läheb neile väga. Kõdupuu ja sammal näiteks, jaa. Kui kaua 1000-jalgsed elavad? Mõndadele andmetel elavad nad isegi 10-aastaseks, aga ma ütleks niisugune 5-7 võiks nad kindlasti elada. Nii, aga need väikesed vorstid siin nad tegelikult kasvavad umbes 25 cm pikkuseks. Jah, kuni 25 cm pikkuseks võivad nad kasvada ja nad on ikka niisugused jämedamad kui minu pöial võivad lausa olla, et eelmine oli meil umbes minu mehe pöidla jämedune, mis on ikka korralik. Kui sulle tuttavad külla satuvad ja su imposantsed kollektsiooni vaatavad, mis kõige rohkem pahviks lööb? No väga palju emotsioone loomulikult tekitavad 1000 jalad, sest et inimesed kipuvad neid kartma, mis siis, et nad tegelikult absoluutselt ei hammusta ega ole kuidagi ohtlikud. Tigusid on mul päris mitmeid erinevaid liike. Ossan nuga. Jaa, üks on tulnud siia täitsa ülesse juba. Ei maksa üldse arvata, et tegu väga aeglaste loomadega on, eks ole? Nad on hirmu äratavalt kiired tihti peale. Tema on meie UFO. No kapsalehe all on minu ovum. Tema on meil kõige suurem. Kui suur see tigu on, kui raske ta on? Ta on praegu natukele 250 grammi, aga ta kasvab veel korralikult. Ja 13 senti pikk. No tegelikult tahaks öelda, et ta on nagu 3 piimapakki. Ja ta on ikka päris korralik. Kust sa sellise tüübi välja võlusid? Mina sain tema välismaalt. Lasin endale tuua, sest Eestis kahjuks on väga keeruline saada häid isendeid. Ja kuna ma tegelen ka sellega, et Eestis tulevikus oleks võimalik saada veidi paremaid isendeid, siis tuleb tihti peale neid tuua välismaalt.
kui kaua selline tüüp elab ja mis tingimustes sihuke tigu elab, et Eesti looduses ta ju hakkama ei saa, et ei maksa karta, et see nüüd siin võõrliigina vohama hakkab? Üldiselt jah, tema meie talve üle ei ela, suvel ta võib iseenesest lausa elada, aga sellegipoolest ei tohi neid loodusesse lahti lasta, sest me iial ei tea, millal võib üks liik invasiivseks muutuda. Aga sellist tigu, kui soovitakse võtta, siis peaks olema sooja matt olemas, sest nad tahavad natukene soojemad, kui meil toas tavaliselt temperatuur on. 23-25. Nemad isegi tahavad seal 25 ja natukene peale, jah. Kuidas sa selliste eksootikute juurde jõudnud oled? Noh, kõik sai alguse 2 teost, mis mulle siis üks tuttav pakkus kõigepealt korduvalt. No ja siis lõpuks ütlesin, et okei, võtame. Ja see on täiesti nakkav. See on nakkav, kui minu mees alguses oli väga tige mu peale, et mis teod. Et maod sa olid juba koju vedanud, jah? Ei, teod olid kõigepealt. Teod olid kõigepealt, okei. Et mis teod sa mulle siia tood, siis nüüd on niimoodi, et kui ma ütlen, et mul on kuskilt häid isendeid saada, siis tema alati arvu tuubeldab. Kassi ja koeraga tuleb oluliselt rohkem tegeleda kui tigude ja tuhatjalgsete ja madudega kokku. Aitäh, Tervi, sulle oma kollektsiooni tutvustamast. Aitäh, et tulid. Televaatajad, kui võtad endale ühe teo, siis nagu Tervi tegelikult ootavad sind ees veel suuremad teod. Absoluutselt.